Kultuurimõtestaja preemia. Ajal meil keel, kultuur, haridus, teadus on poliitikute jaoks ainult valimiseelne lubadusjuttude teema, on eriliselt väärtuslikud inimesed ja institutsioonid, kes on väsimatu visadusega meie maailma avardada püüdnud ja meid kokku viia püüavad. Ene Mikkelsoni preemia on rahalises mõttes väike, aga mõelgem sellele, et see on tükikene tema elutööpreemiast. Kes on meie ette toonud kirjanikud ja kirjandusteadlased, kunstnikud ja kunstikriitikud, heliloojad, dirigendid, muusikud, näitlejad, lavastajad, dramaturgid, filmirežissöörid, keele sotsioloogid ja evolutsioonibioloogid, ajaloolased ja filosoofid, tõlkijad ja teoloogid, emotsioonide uurijad ja kasvatusteadlased, semiootikud ja sotsiaalpsühholoogid, luuletajad ja ajuteadlased. Nii need, kes töötavad siin Eestis, kui need, kes on ennast kehtestanud laias maailmas. Kes esitab küsimusi nagu näiteks, mida saab välja lugeda ajast aega korduvatest elumustritest? Kas kunagised ärkamisaja ideaalid kõnetavad tänaseid Eesti inimesi? Kuidas mõjutavad ajaloo narratiivid inimsaatusi? Millised on kunstivõimalused meid lahutavate vahemaade ületamiseks? Mis on saanud usust kunsti mõjuvõimusse? Mis tähendab õppimine tänastele üliõpilastele? Milles seisneb Eesti muusikafenomeen? Kuidas tajub kirjanik praeguse Euroopa kohal tiksuvat aega? Kuidas leida oma usk, lootus ja armastus loos, mille nimeks on elu? Kuidas leida üles julgus, ennast avada ja haavatavaks teha? Millist eeskuju pakuvad looduslikud eluvormid koos elamise paremaks mõistmiseks? Milline saade on oma ülesandeks teinud tuua meie ette inimesed, kes praeguses ajahetkes on ennast pühendanud kultuuri kujundamisele ja mõtestamisele, ehk siis enam kui 150 kultuuri mõtestajat. Muidugi on see plektrum. Ja et intervjuu peegeldab intervjueerijat, siis Joonas Hellermaa, mul on see rõõm. Saanud tehtud, siis mul on au paluda Laurel sõna võtta. Ma tänan veel selle väga kauni sissejuhatuse eest ja Ene Mikkelsoni seltsile muidugi suur tänu selle väga erilise tähelepanu eest. Ja nüüd on tõesti asi hakkab tõsiseks minema, et sellise sümboolse tähendusega, nagu on see kokku kutsutud Ene Mikkelsoni selts, siin on juba tõesti selles mõttes nüüd tõsine, et ei oskagi kohe võib-olla alguses päriselt astuda või olla. Ma tahaksin alustada kõigepealt tänuga oma väga hea kolleegi ja tegelikult Plektrumi saate toimetaja suunas Hedi Rosma, kes on täna siin kaasas, kindlasti talle ka aplaus. Et need intervjuud siiski on meie ühislooming ja ilma toimetaja abita, ilma partnerluseta seda saadet ma kindlasti teha ei saaks ega oskaks, oleks meil lõppenud esimese paari kuuga. Et iga telesaate taga on alati üks suurem või väikesem meeskond ja see on elus meil õnne asi, kui me leiame omale partneri või me satume sellisesse meeskonda, loomingulisse gruppi, kus me tõesti saame tööd teha. Ja nende inimeste leidmine on tõesti üks õnne asi. Kas te leiate omale sellise partneri, kes usaldab sind nii palju ja on ka nõus oma aega pühendama selle ettevõtmise ette,
mida sa teed, et see on tõesti ime, selle üle ma aeg-ajalt, kui meie hooaeg käib ja kui ta ka ei käi, ikka imestan. Nii et aitäh, Edi. Ja nüüd siis veel võib-olla mõned sõnad. Ma ei tunne Ene Mihkelsoni loomingut sugugi tervikuna ja ma lugesin tema romaani Ahasveeruse uni alles eelmine aasta ja see oli tõesti suur elamus ja tegelikult peaks seda romaani kindlasti veel mitu korda lugema, et kõiki neid kihistusi sealt ära tabada. Aga see tõesti üllatas ja jahmatas mind mitmes mõttes. See on üks selline raamat, mis võiks olla laua peal lihtsalt lahti. Ja seda võib lugeda ka niimoodi lehekülg haaval, natuke siit, natuke sealt. Et seal tõesti saab väga palju asju kokku ja see oli väga inspireeriv. Sai isegi mõned väikesed mõtted sellest romaanist kirja pandud. Mul ei ole need täna siia küll kaasa võetud, nad olid sellised mustandlikud, aga kui ma nüüd meenutan, siis ikkagi see ajalooline maailm, mis Ahasveeruse unes avatakse ja avatakse mingil eriliselt isiklikul kujul ja mingis erilises originaalses, poeetilises, kirjanduslikus vormis. Ja see poeetiline tekst oligi see, mis võlus. Seal on tõesti väga ilusaid hetki, väga ilusaid sõnastusi, mida romaanidest ju tegelikult ikkagi otsid. Tähendab, sealt ikka otsime tegelikult mõtteid ju. Et need faabulad, süžeed, see ka kõik peab olema muidugi, aga Ene Mihkelsoni juures, nagu ka mõne teise Eesti prosaisti juures, kes on ka poeet, saab kokku just see proosa ja poeesia mingisugune kombinatsioon ja see oli tõesti väga eriline ja ilus lugemine ja ma saan kohe pöörduda veel siin seltsi liikmete poole. Ma märkasin, Marju Lauristin oli sellest kirjutanud kohe pärast avaldamist tõesti sellise kohe ka tooni andma või sellise sekundaarteksti, sellise kommentaari, mis nii-öelda andis kätte ka selle võtme või noodi, et mida sealt romaanist võiks otsida. Mulle tundus selles mõttes, et suur töö oli sealt samas kohe ära sündinud ka selle tõlgenduse osas, aga loomulikult ka paljud teised siin seltsi liikmed, kes on Mihkelsoni tõlgendanud ja Mihkelsoni retseptsiooni loonud. Ja lisaks siis ka need luuletused muidugi. Ja nüüd ma haaran oma telefoni, oleks väga ilus olnud peast midagi lugeda. Aga tol korral, kui ma seda Ahasveerust lugesin, siis ma võtsin raamatukogus käies ka tema luulekogud ette. Ja kui te lubate, siis oma selle väikese sõnavõttu peaaegu et lõpetuseks ma loeksin ette need 2 luuletust, mis ma avastasin, mida ma olin endale üles pildistanud sealt. Ja esimene on selline. Mulle meeldib väga, eriliselt, kui räägitakse inimarmastusest ja kultuurist, nukrast loojast, ahjutaguses, suitsutarest, pirruvalgesest ajast või laulupidudest, püha vaimustus meeltes. Jaa, see kõik on olnud. Kaasaja suhtes on tundmused kitsimad. Kõige tähtsam paik on ju see, kus rääkija seisab tuleviku ülivalguses. Õnneks on meiegi aeg piisavalt ajalooline, et kiita olnud suuruste kaudu iseennast. Kas seda tasubki taunida? Ikka tuled linnast väsind jalgel lumesajus oma kodu lumme mattunud ukse poole. Ta tõesti lööb need väikesed mullid oma terava pilgu või terava tunnetuse, terava vaistuga. Need mullid, mida me võib-olla enda ümber tahame luua või mille kaudu me tahaksime ümbritsevast kuidagi mõelda, lööb need nagu katki ja sealt alles voolab midagi ehedat välja. Et sa muutud korraga palju väiksemaks mingis mõttes, kui teda loed, aga teistpidi saad nagu selle päris järje juurde alles siis, et kus su asjad võib-olla tegelikult on. Aga üks natukene positiivsemas või optimistlikumas laadis luuletus ka. Selles elus igaüks on hüüd ja hääl, ootab olematut vastust ega jõuagi ära oodata. Vaikib, tõmbub enesesse või siis trükib oma hüüde tuhandetes tähtedes.
Hääl on lootuse märk. See peab emakeeles kostma. Ja oli tõesti avastus lugeda Mihkelsoni just nimelt nii-öelda emakeeles, et on olnud üks selline emakeelne autor, kes on seda mineviku või ajaloo maailma niimoodi avanud, et see ei ole korraga selline, lihtsalt üks selline ajalugu, vaid see tõesti toob sellise vaimse ajaloolise maailma kuidagi väga ootamatult sulle lähedale. Ja tänan veel kord Ene Mihkelsoni seltsi selle usalduse eest ja ma loodan väga, et te ei pea pettuma. Aitäh!